toimetama. Traditsioonilises koduvormis kollases mustas ja Dmitri Kirillovi avavile on kõlanud siin Pärnus ja saab vaikselt hakata Tammeka oma mängu nüüd siin ehitama, kui kohe hoida tohib, et kui pall peaks kätt tabama, et sealt ei tuleks viga ja nüüd Laaneots läheb lööma, Laaneots lööb ka, hästi tuleb üle müüri ja siis ja nüüd siin 1-1 ja posti läheb see pall praegu ja oli seal Ronaldo Tiismaa kenasti 1-1 jõudnud, aga Kiidjärv tegi praegu oma osa selles olukorras ja tabas seal post. Kõrre pikk pall jooksu peale, taaskord on ohtlik ja taaskord 1-1 läheb sealt ja läheb Pärnu JK Vaprus siin 18. minutil seda mängu juhtima Tartu Tammeka U21 vastu, kui tõesti kena kombinatsiooni järel seal suudeti pall võrku saata, tundub, et on see ei keegi. Vile kõlab, vaatame nüüd standard olukord siit ja otse peale tuleb sealt hea löök ja teine pall ja 22. minutil lööb Pärnu JK Vaprus oma teise värava siit. Ja no need väravad on nüüd küll ikkagi külm tuš Tammekale, kui siin umbes 3,5 minutiga praegu suudab 2 väravat ära. Nüüd hästi kiirusega seal vasakul äärel praegu toimetamas on, aga läheb muidugi veel tekkinud ei ole, aga vaatame nüüd hästi liini taha tuleb praegu seal sööt ja oli seal, aga sel korral seda palli saanud. Nüüd Rocco Mõtt saab selle palli vahelt ära ja on seal tekkimas moment ka Ander Paabut ja Rocco Mõtt on 1-1, aga siin Veensalu kohe otsib Tiismaad ja hea pall tuleb siin ja Tiismaa küll ei saa hästi seda kontrolli alla, aga siiski karistulasse sisse läheb, võtab parema jala peale ka ja Dmitri Kirillov vilistab ja penalti siit tuleb 11 meetri karistuslöök ja seal no hästi tegutses Tiismaa, ei ole midagi öelda. Näeme selle kõige hullema vigastuse küüsiti lange ja saab varsti mängida, kui jah penalti ja siit läheb Pärnu seda mängu 3-0 juhtima ja saadab seal palli maha ka. Raidi vastu läheb tegutsema, lõikab sisse, lükkab hea söödu sinna liini vahele ka ja on seal number 13 Virgo Vallik 1-1 minemas ja saigi seal ka veel väravahi külje peale, aga ei õnnestunud tal see löök nii hästi, kui ta seda lootis ja tabas seal esimest posti. Ja tõepoolest nüüd, kui peaaegu 5 lisaminutit mängitud on teisest poolajast, siis Dmitri Kirillovi lõpuvile kõlab. Ja 3-0 see mäng siin Pärnu Vaprus ja Tartu Tammeka U21 vahel nüüd lõppenud on ja